Sander Sinilaid, väga võitluslik mäng selja taga, 1-1 viik. Ühelt poolt küll tulite kaotusseisust välja, aga ilmselt te selle tulemusega ikkagi rahule ei jää. Ei ole kindlasti rahul, aga mäng oli väga raske ja hea seegi, et siit välja tulime. Et suutsime jälle mängu alguses endale värava lasta ja siis alles mängima hakata. Et ma ei tea, miks see nii on, aga vähemalt on viik, et väga raske, tegelikult oli päris raske mäng, et võimalusi meil oli, aga seekord nii. Jällegi standard olukorrast kuidagi tundub, et see on see teie kirstunael, kust väravad kipuvad teile tulema. Jah, jälle standard, et sellest oleme ka väga palju rääkinud ja väga palju tööd teinud standarditega, et kahjuks jälle suutsime mängu algul standardist lasta, et see on tõesti halb ja sellega peab väga palju tööd tegema veel, et tundub, et see probleem on meie jaoks veel olemas. Millest see tulla võib? Kas mingist Pärnu alahindamisest ka, et nagu sa ütlesid, tulite sellele mängule kuidagi natukene uniselt ja uimaselt ja hakkasite mängima alles siis, kui üks oli juba välja võetud? Ma arvan kindlasti alahinnata ei saa mitte kedagi, et mitte ükski mäng, mitte ükski vastane Premier Liigas ei ole kerge, et ma arvan, et niisugust nagu suhtumist meil ei ole kindlasti, et tõesti ei tea, et millest see tuleneb, võib-olla meil on osad mängijad puudu, et võib-olla see kuidagi mõjutab standardid, need on niisugused asjad, et seal ei olegi midagi teha, et tuleb harjutada väga kõvasti. Nagu sa ütlesid, mõned mehed on puudu ja mõned mehed paraku on ka läinud, et kui palju see meeskonda mõjutab, et suhteliselt olulised mängumehed, Järva, Padar lahkunud, uued on muidugi asemele tulnud, nii et päris tühja kohta ei jää, aga siiski muutused päris suured. Jah, muutused on ikkagi tegelikult päris suured, et siin täna oli ka, nuputamist oli natuke koosseisuga, aga ma arvan, et uued mehed on olemas ja elu läheb edasi, et mingit nagu probleemi sellest ei tohiks tulla, et täna oli küll vigastusega oli väljas siin Henri Hanson näiteks ja Martin Kase, kes on põhimehed, aga jah. Võitlete edasi? Absoluutselt. Olgu, aitäh sulle ja jõudu!